raadiolegend. Mastjärve kolhoos Pärnu rajoonis on tänavu kevad küll veel edukas olnud. Ühe esimese majandina vabariigis alustati siin kartulipanekuga ja nüüd juba lõpp paistab. Ja ma kuulsin Jaan Sildo, et tänavune kevad oli teil juba 30 oma raudse ruunaga siin põldude vahel töötada. Raadiolegend. Ma lisan juurde, kui te lubate, kolhoosi esimees Lembi teeneline, meie vabariigi teeneline ratsionaliseerija, et ta koguks 2000 tonni sellel hooajal. Ja kas see on pahasti öeldud, kui ma ütleksin, et masina eest hoolitsete ka nagu naise eest? Jah, kolhos on selline masin, kus praktiliselt peaks olema hommikuti 2 meest peal. No siin oli juttu naisest ja armastusest. Kompanni naist peab armastama ja olema tema vastu aga masinamees, ma lõikan sinna vahel. Selles osas, et masin vajab määrimist ja naine ellust, on muidugi väga suur tõsi taga. Naist võib ja peab armastama ja olema tema vastu aga õige masinamees, see võtab masinast välja, mis tema võimeline on. Ja annab masinale takka ütlesi, aga hoolitseb ka tema eest. Nii. See paljudele kindlasti tuttav signatuur sobib hästi iseloomustama raadiomeest, keda täna meenutame. 28. augustil lahkus meie hulgast 95 aasta vanusena Felix Leet, tõeline raadiolegend. Kuuleme salvestust aastast 2003. Sõnaga, kuidas ma sinna päevakaja esimese numbrisse sattusin, see on jumala juhuslik. Et ma olin seal olnud kuskil juba 6-7 aastat uudiste tegijaliks, nuputreialiks, aga kuna mul mingisugust tehnikat ei olnud, siis minuga üldse ei arvestatud. No ja kuna ma teadsin, et igavene Jaksmar käis selle päevakaja kokkusaamise, ma tolkasin ka oma nina ja helistasin Slutskile, et ma tahan ka lugu teha. Slutskile, mis lugu? No ma teen loo Lehed langevad. No mis uudis see on? Lehed langevad. Iga aasta ju lehed langevad. Lihtsalt aga sa tahad sinna kokku ajada. Ma räägin siis ära selle käikse skeeni, et meil on kõva kojamehed väljas, kõva lehtede vedu asi, et Pärnus on kommunaalmajandusel kompostiirimise välja. Et me püüakse, sinna Pärnus on see esimene. No ja küll, Peera, vaata, mis sellest saab. Said ära tehtud siis selle Kareme tehnikaga ja tuleb välja, et polnud vigagi. Meenutame oma kunagist kolleegi Vello Läänega. Teis oli Felix Leediga ühist nii palju, et te polnud Tallinna mehed. Omal ajal öeldi koguni, et te olete rajooni korrespondendid. Sina olid Tartust ja tema oli Pärnust. Nii oli süsteem üles ehitatud, et olid 3 korrespondendipunkti, Tartu, Pärnu ja Kohtla-Järve ja ülejäänud olid lihtsalt Eesti Raadio. Millal sa Felix Leediga esimest korda kokku puutusid, eriti palju mitte? Jah, puutusime vähe alguses, sellepärast, et lihtsalt aeg oli teistsugune. Aga hiljem küllaltki palju, õigemini küll, ega me füüsiliselt kokku ei puutunud, aga selles mõttes raadio poole pealt, et süsteem oli üles ehitatud selliselt, et raadio ühendas meid. Tänapäeval oli see, kuulsid, et eetris oli jällegi Felix Leet, aga me nägime väga harva, et olid igasugused koosolekud ja nõupidamised ja kutsuti Tallinnasse ja siin oli kokkusaamine ja ega siin
paljusid asju ei tulnudki rääkida. Tema oli selles mõttes universaalne vees, et ta oli üksinda ja pidi andma siis kõiksuguseid reportaaže selles mõttes, mida temalt nõuti. Aga tal oli 2 leivanumbrit, need olid meri ja põllumajandus. Ja peab ütlema, et need olid niisugused märgid, et seal oli palju nüüd tõtt ja mitte, aga tema puhul oli näiteks mere pealt tulid mehed ja sai nüüd mingisuguse reportaaži see leed kätte nende käest ja ta oli juba nii hädas, et ta enam ei jõudnud monteerida ja saatis selle ilma monteerimata, aga võib ette kujutada, milline see oli, sest kalurid, Leet palus neid põlvili, et rääkige peaasi, et midagi, aga merelt tagasi tulnud mehed ja kes olid väikselt napsuga võtnud pärast selle, ei suutnud midagi teha ja siis lugu läks Tallinnasse, vandusid Tallinnas kõik operaatorid, aga lugu läks lõpuks ikka eetrisse ja hoiti siis need lood alles, mis Leediga olid seotud. Seal oli Leedil ju neid lugusid veelgi ja sellepärast vandusid, et raske lugu puhtaks saada. Aga tema puhul oli üldse palju räägiti, kas nüüd kõik oli tõde või mitte, sest näiteks ega Leet 2 tühja käega raadiomajja ei tulnud. Raadiomajas ülemused kostitati Leedi poolt läbi, kõigil oli teada, et tuuakse kala, ikka oli see, mis rariteet oli nii-öelda. Ja üks lugu on veel temaga, temal oli probleemiks ikkagi transport ja oli siis nii, et üks vana Volga kanti maha, aga ei, siiski kantud, anti Felix Leedile ja siis oli nii läbi see auto omadega, et läbi rostetanud vedrut, deformeerunud, istmed lagunenud ja hädavaevu siis esimese auto istme pealt alusservani, see on esiklaasini ulatus üldse vaatama. Ta oli väike kasvult ja siis Tallinnas peiti ta kinni. Tal oli küll spetsiaalne luba, niisugune, mis ei kuulunud peatamisele ja numbermärk selline, mis ka ei kuulu peatamisele ja siis korravalvur juhi koha pealt hakkas selle pealt naerma ja ütles, et ma pidasin sellepärast kinni, et esimest korda ma nägin autot, mis oli juhita ja mis ei olnud juhitav ja selle peale hakkasid mõlemad naerma, sellepärast et mehed istud niivõrd madalal istus, et ei olnudki juhti näha ja sellepärast siis peatamine tuli ja selliseid lugusid oli Felix Leedil alati palju võtta. Tal oli Pärnus oma maja, see oli vist raadio nimel ja seal oli siis välja ehitatud oma stuudio ja see ei olnud mitte esimene kord. Ma ükskord nägin, kuidas tal oli linti terve põrand täis ja monteeris ta sealt siis välja neid väärtuslikke lauseid ja see oli nii suur töö, et selliselt tema poolt Tallinnasse saadetud materjalist need hoiti alles ja see lint ka hulk aega keerles raadiomajas ja seda kuulati ja naerti heatahtlikult. Just nimelt heatahtlikult, õelalt küll keegi mitte. Tema puhul ei pandud seda üldse pahaks, sellepärast et see oli Leet, kes oli vormi täitja. Selles mõttes, et tema käest nõuti palju, kõik anti talle andeks ja nii ta töötas ja ta oli populaarne, ehkki ta oli parteimees. Eks ta ülemustega sai hästi läbi, aga ta ei kaevanud ühegi inimese peale ja tal oli selline komme, et igasugust üritustest ka võttis osa ja ta oli rahvamees. Ei pandud pahaks, kui tema ka midagi ütles, tema oli Leet ikkagi. Ja Felix Leedi oli alati, kui oli vaja Slutski juurde minna, siis temale oli see roheline tee, talle lubati alati sissepääs, kui teistele ei lubatud. Haridus oli tal korralik? Ja ta oli lõpuni niisugune uudishimulik ja tahtis kõike teada ja veel näiteks pensionärina ta oli igasugustel üritustel võttis osa ja selles mõttes au ja kiitus tuleb talle anda. Ta veel 90-aastasena käis Väärikate ülikoolis Pärnus, oli seal üks vanemaid osavõtjaid. Kuidas tollal päevakajast neid lugusid telliti, et kui palju pääsesid tartlased löögile, Tartus oli rohkem inimesi, Pärnus oli Leet üksinda? See oli ühtemoodi, selles mõttes, et kui Tallinnas oli lugusid täis, siis
ei tahetud. Ja kui oli vaja, siis lugusid oli vähe, siis võeti nii Tartust kui Pärnust. Seal oli siis probleemiks, et kannaks sama mõõdupuu välja, mis Tallinnas oleks raskuspunkt samasugune ja see oli suur probleem, mis lugusid pakkuda ja teemasid pakkuda, et läbi läheks. Selles mõttes ega see Leedi elu nii kerge seal Pärnus ei olnud. Leedi kohta võib vist ka seda öelda, et ta oli üks selline reportaažide meister. Jaa, kahtlemata oli ta seda ja see on asi, mida ei saa nii õppida, et kõik oleks kohe ette näha, vaid see oli kaasasündnud ka, sellepärast mingil määral tal oli hea kõneand, ta oli üldse jutukas mees ja selles mõttes, tuleb au anda, ta oskas ikkagi lugusid teha, ega siis kõik ei olnud naljanumbrid. Kahtlemata. Felix Leet tegi kas ainult või vähemalt põhiliselt lühikesi intervjuusid, päevakaja lugusid, hiljem vist ka lugusid põllumeeste saatesse. Mina ei mäleta, et oleks mõnda pikka saadet teinud, võib-olla on, aga ma ei leidnud ka. Aga ega ei olnud ka, ta tegi ikkagi põhiliselt, need 5-minutilisi, kõige rohkem 10-minutilisi, põhiliselt ikkagi 3, 4, 5 minutit ja sellised olid 99%. Kui oli mõni pikem, ei saa teistmoodi öelda, kui et ta oskas tegelikult ka kõiki pikemalt teha, aga tema käest ei küsitudki. Kuna tema lugusid tuli rohkem monteerida ka, siis lühikesed lood olid paremini minevad. Ja tal oli see alati suur probleem, tal oli vaja anda rohkem aega selle loo tegemiseks, sellepärast, et temal oli alati lint põrandal ja lõikamised tehtud ja see oli igatahes väga keeruline, kuidas talt see saate tegemine käis, aga tehtud ta sai. Aga talle anti kõik andeks ka, sest et ega ta võis teha igasuguseid numbreid ja viimasel hetkel veel lood jäid hiljaks, aga tema puhul see on Leet ja nii-öelda vaadata läbi sõrmede sellele, kuidas see asi käib. Vello, sa ütlesid, et te väga tihti ei saanud temaga kokku, aga kui te kokku saite, millest te rääkisite, kas ainult tööst või tuli mõnikord jutuks ka midagi muud? Ei ka midagi muud, ta oli laia silmaringiga, selles mõttes jagas kõiki asju ja ta oli ise uudisjumulik, kuidas asjad käivad, mis on uudist, nii et selles mõttes temaga oli huvitav juttu ajada alati. Ta oli parasjagu selline mees, kellega võis väga erinevatel teemadel rääkida ja ega seda ei saa öelda, et temaga oleks igav olnud, temaga oli seltskondlik inimene. Kas ta mõnikord küsis nõu ka või arutasite mõnikord mingeid saate või lugude asju ka temaga? Ei olnud. Tema oli selline, kel oli oma need teemad, käsitles neid ja ega ta nüüd nendelt muudele teemadele eriti ligi ei tulnud. Felix Leet oli ka tõeline härrasmees. Naistele ta meeldis ja naistega ta oskas kenasti käituda. Kena ja viisakas inimene oli. Ja ta oli selline, kellele, kes oskas daamidele komplimente teha ja meestega ajada nii-öelda meeste juttu. Need tema puhul olid kõik variandid olid lahti. Ta oligi põhiliselt põllumeeste saated, päevakaja ja kalurisaated. Need olid põhilised, ega seal Pärnust tööstust ka tegi. Ta tegi Pärnust kõike tegelikult. Kõike tegi. Teda kasutati ikka põhiliselt põhiteemad olid tööstus, põllumajandus, kalandus. Felix Leet töötas raadiomajas ligi 40 aastat ja ta sai ka oma töö eest tunnustatud. Ta oli Eesti NSV teeniline ajakirjanik, hiljem sai ta ka Eesti Raadio hõbemikrofoni ja ta oli ka Eesti Ajakirjanike Liidu auliige. Muide ka Ajakirjanike Liidu koosolekutest ja kõikvõimalikest üritustest võttis ta väga aktiivselt osa, kuni tal ikka veel jõudu ja tervist oli. Ja ta võttis osa ka hiljem, kui olid kuldmikrofonide väljaandmised, siis tema oli ka alati, vähemalt esialgu oli kohal, et ikkagi olla elu tuiksoonu juures. Ega seda on raske öelda, millest tema fenomen seisis. Ühelt poolt ta oli alati sündmuste juures, ta oli alati kohal. Tähendab, tema ei jäänud ühestki asjast kõrvale, vaid tema püüdis ise olla raadiotegija. Ja mikrofoniga oli ta kohal alati siis, kui midagi sündis. Teistmoodi ei oskagi tema kord öelda, et Felix Leet
ajaga käis kaasas. Siin me rääkisime ajast. Aeg, mil Felix Leet töötas põhiliselt, oli Nõukogude aeg. Aga tema suutis oma reportaažides, rääkis küll, et kolhoosi esimees, seltsimees see ja see, aga need lood olid äärmiselt, ütleme siis, inimlikud. Jaa, ta suhtles põhiliste rahvaga. Kui nüüd kolhoosi esimehe käe küll, see oli nüüd ülemus, aga ikkagi põhiliselt oli liihtrahvaga, temal oli see, keda ta tundis hästi ja keda ta hästi oskas intervjueerida ja ta pani need mikrofoni ees, küll ta kauples, et räägi ja sellest ja vahel räägi ütles sellest. Jah ette, jah. Just, tema ütles ette, millest rääkida ja kuidas rääkida ja kui tundus, et ikka ei ole õige, siis et kui teeme jälle uuesti. Need olid muidugi omaette lood, aga lõpptulemus oli normaalne, nii et isegi hästi. Ta tundis ainet, kui oligi kaluritega või põllumeestega tegemist, siis tema tundis ennast hästi ja tal ei olnud mingit probleemi, et inimestega kontakti saada. Selles mõttes tuleb Leedile au anda, et ega tal ei olnud kerge, aga ta sai suurepäraselt hakkama oma tööga. Felix Leet elas 95-aastaseks. Ka eakana, nagu siin juba juttu oli ta aktiivne ja tegutses. Annaks, ma ei tea, kes meile kõigile sellist aktiivsust ja elujõudu, nii et ta elas sisuka elu. Ta elas 95-aastaseks, ma ei tea ühtegi ajakirjanikku, kes oleks elanud nii vanaks ja samal ajal oleks olnud niivõrd elujõuline, nii et au ja kiitus. Kunagist kolleegi meenutab Felix Undusk. Ma ütleksin nii, et Felix Leet on või oli nähtus. Temasugust reporterit enam ei ole ega ei tule ka. Ja väga lihtsal põhjusel, ta ei oleks pidanud olema raadiomees, sest ta pisut kokutas ja sellises intervjuu tegemise tuhinas või siis reportaaži tehes, see on ka mingi ikka stressi värevuse seisund ja inimene hakkab siis veel rohkem kokutama, nii ka Leet. Kui tavaliselt on reporteri ülesanne intervjueeritavat panna mikrofoni unustama, siis selline käitumine muidugi vastupidi muutis intervjueeritavad veelgi närvilisemaks ja sealt see kogu asi pihta hakkas. Nii et Leet pidi nägema väga palju vaeva, et oma lugu kokku saada sellisena, nagu tema pidas seda kõige paremaks, kõige õigemaks ja oleme ausad, ta teadis alati, milline see lugu peab olema, eriti poliitilisest, parteilisest vaatevinklist, sest ega tema vist ei teagi, kas ise tahtiski reporteriks saada. Ma arvan, et see lihtsalt niimoodi juhtus, sest ta tunnistas sageli, et kuna ta oli laskurkorpuses rindelehe kirjasaatja, siis pärast sõda leiti, et ta on midagi kirjutanud ja suunati ajalehte tööle, partei suunas. Ja kui partei suunas, siis partei ei küsinud, kas sa tahtsid, kas sa sobisid, kui sa olid midagi juba teinud, tähendab sa sobisid. Ja nii see läksid. Ja ilmselt midagi taolist oli ka siis raadiosse sattumisel. Ma arvan, et kuna ta oli siin Noortehääles ja Pärnu lehes, siis ilmselt ta oli väga aktiivne. Ta oli ju selline süstikreporter või püstorreporter, nagu tihtilugu öeldakse, nõukogude stiilis. Nii et kui oli vaja reporterit kuskile saata ja ei olnud kedagi võtta, siis Leedi võis alati saata. Ükskõik mis teema, tema lahendas selle asja ikka ära. Kas hästi valvasti, aga lahendus tuli. Lugu tuli alati. Iseasi, kas seda lugu sai nüüd sellel samal kujul, nagu ta siia raadiomaja saabus eetrisse anda, võt see oli sageli küsimus. Aga tihti käis ta ise siin raadiomajas oma lugusid monteerimas ja meil oli ju selline lugu, et reporter magnetofoni peale tehti lugu ära, siis võeti see ühes ümbervõtufoonikas ringi, selle tegi üks tore neiu, neid oli seal mitmeid, aga tema ütles alati sellele ümbervõtjale, et kuule, ole hea, ma annan sulle natuke raha, mine kohvikusse, joo kohvi ja võta üks saiakene ka ja ma teen siin ise kõik korda. Ta ei tahtnud kunagi, et seda musta materjali, ma ei tea, kas ta häbenes, võib-olla ka natuke häbenes, aga ta arvas, et kui ta ise selle ümber võtab, siis ta teab juba, milliseid kohti võtta, sest ta neid sissejuhatavaid tekste ja küsimusi intervjueeritavatele harjutas mitu korda. Ja siis ta valis sealt välja võib-olla ütleme seal 6-7 variandist selle kõige parem enda arust. Samamoodi vastused. Ta oli kuulus selle poolest, et tema kohta öeldi, et ise küsis, ise vastas.
tihtilugu oli niimoodi, et kui ta korduvalt juba ise oli ennast korranud seal küsimust esitades, siis see intervjueeritav sattus samuti pabinasse ja vastas väga lihtsalt, et umbes niimoodi, et kuidas te selle plaani täitsite? Intervjueeri vastas, jah, täitsime küll. Ja siis ta hakkas ette ütlema, et no, kuule, ütleme niimoodi, et me oleme juba nädal aega põllu peal olnud ja me oleme uhked selle üle. No, ütleme ikka niimoodi, jah. No ja võt, kas siis see intervjueeritav ütles niimoodi või mitte, no kuhu ta pääses, kus ta pääses, sest et Leedil oli muidugi, võis öelda, buldogi haare. Kui sina tema mikrofoni ette sattusid, siis enam sina sealt minema enne ei saanud, kui kõik see, mida tema vajalikuks pidas, on sul välja öeldud. Aga noh, maamehed loomulikult, tihti räägid nad esimest korda üldse mikrofoni ja reporterit ja magnetofoni, sattusid sellisesse närvilisse õhkkonda, närvilisse seisu ja veel kui Leet ka kaasa aitas oma närvilisusega ja sellise kiire tempo ja kordustega, no siis oli kõik juba ette selge. Jah, ja selle hulgas on ka teie kodune põld, ma mõtleks, teie perekonna ja teie perekond olnud, ma ütleksin, kui teie perekonnas, ja seejuures olete teie ka oma koduses põllus, ma mõtlen, perekonnas väga head saaki saanud, ma pean siin silmas, ja et vähe sellest, nendest on saanud toredad inimesed, tudengid mõlemad ja vist ka töös kogu aeg kasvanud. Pukasofoos on kogu aeg olnud. Ma veel kordan veel. Jah, ja selle hulgas on ka teie kodune põld, ma mõtleks, teie perekonna ja teie perekond olnud, ma ütleksin, kui teie perekonnas, ja seejuures olete teie ka oma koduses põllus, ma mõtlen, perekonnas väga head saaki saanud, ma pean siin silmas, ja et vähe sellest, nendest on saanud toredad inimesed, tudengid mõlemad ja vist ka töös kogu aeg kasvanud. Ma veel kordan veel. Millal sina temaga esimest korda kohtusid? Tema oli siis juba tegija mees, kui sina raadios? Ja, loomulikult. No ma arvan, et ma kohtusin temaga siis, kui ma hakkasin Päevakajale kaastööd tegema. See oli siis, kui ma läksin õppima Tehnikaülikooli. See oli 67. aastal, siis ma hakkasin nagu mittekoosseisuliseks kaastööliseks, nagu temagi oli olnud siis rindekirja saatjana, kuigi mina ei kirjutanud midagi, mina tegin siis lugusid ja ju siis ma ikka teda nägin seal, sest Leet oli nagu tulesäde. Teda oli võimatu mitte märgata. Absoluutselt, aga ta tuli alati väga pika sammuga. No ta oli umbes nii Vene peaministri Medvedjevi pikkune, aga samm oli hästi pikk. Tuiskas sisse ja nii kui tema sinna ruumi või kohvikusse või toimetusse sisenes, nii oli terve ruum teda täis. Siis enam mitte keegi teine sõna ei saanud, kõik pidid kuulama. Ja isegi ülemused jäid vait, sest et ülemusid austas. Ta teadis, kellest tema heaolu sõltub, aga ta oskas ka ülemustele niimoodi mett moka peale määrida, et nad olid hea meelega tasa ja kuulasid, mida Leedil öelda oli. Ja mitte ainult mett, vaid tõi ta neile Pärnust ka kala. Kala, angerjaid, mis ta veel seal tõi, mets ja liha ja räägitakse, et ka vahel mõnele eriti tähtsale inimesele siin majas toona võib-olla ka suvilehituseks vajalikke materjale. Sest tema tundis kõiki ja teadis kõik ja kui ta Tallinna tuli, siis ta läks võib-olla kohale kuskile treffi või mingi ehitusfirmasse toonasesse ja ütles, et tead, ma olen Tallinna. Mul on vaja pealikule viia selline asi, ma tean, et tal on seda vaja ja tead, siis järgmine kord, kui loo teeme, siis läheb kindlasti sisse ka ja tead, sul on kindlasti, eks ju? No ja oli muidugi. Alati oli nõukogude ajal, kui oskas seda küsida ja kätte saada. Mis mulle meelde tuleb, oli see, et ta oli väga süsteemne, tal oli oma kartoteek. Kuigi Päevakajal oli Tallinnas ka siin eelinformatsiooni toimetus 2 neiukest, siis temal oli eraldi oma kartoteek nende sündmustega, mis nüüd ees seisid, lähiajal pidid tulema. No reeglina olid need sellised tähtsad sündmused, ka jälle parteilised või siis mingisugused linna aastapäev või kellegi nõukogude tegelase tähtpäev, aga oli ka lihtsaid sündmusi, näiteks, et seal mingisugused, ma ei tea, sündisid 5 aastat tagasi kolmikud ja nüüd on nad juba 5 aastaks saanud, vaat nüüd peab minema lugu tegema. Ja samas oli tal ka teine kartoteegi osa, kus siis olid need inimesed kirjas, kellele helistada, telefon oli seal ka, kes siis oskas selle või teise sündmuse kohta kõige paremini rääkida.
infot ta valdas, selles oli ta väga tugev. Tema infole toetus ka Tallinna toimetus tihtilugu, no eeskätt loomulikult Pärnu lugude tegemisel. Ma mäletan, tema toimetuse ruumid olid seal Lille tänavas enne silda, kui siit Tallinna poolt Pärnusse sõita. Ja seal lähedal elas ta ka nüüd oma elu viimaseid aastaid. Mitte päris Lille tänavas, aga seal naabruses. Ja muidugi oli ta ka kõva naistemees. Ma ei tea jah, kuidas see nüüd tegelikult oli, tihtilugu öeldakse, et see, kes palju naistest räägib ja naistega palju räägib, noh, see ei pruugi olla päris meie klassikalises mõistes naistemees, aga igal juhul ta oskas teha komplimente. Talle meeldisid naised, kes olid temast pikemad, natukene korpulentsemad, nendel oskas ta teha komplimente, umbes nii, et oi, Marina, te olete veelgi enam, palju enam kui minu kõige ilusam tütar, ja tegi neile välja šampust, likööri ja kadeda ei olnud. Kadeda ei olnud, ei, ta teadis, kuhu pedaalile vajutada, kui palju täpselt. Ka auto juhtimisel, kusjuures tal rool muidugi käis niimoodi vasakule paremale pidevalt ja küsis nõu kõrvalistujalt, kas siit tohib vasakule keerata ja kui see julges öelda, et vist tohib, siis ta kohe keeras, vaatamata, kas keegi vastu tuleb või kas seal vasakul pool kedagi on või ei ole. Kas sa tundsid ka Felix Leeti kui inimest? Kas te niisama rääkisite ka juttu? No eks ikka, muidugi mina ise seda hästi ei mäleta, aga mulle on räägitud, et kunagi nooruses mina olen Leedi tütardega ühel mingisugusel perekondlikul üritusel istunud Pobeda kapoti peal ja sellest on isegi pilt olemas. Pilti ma ka mäletan, aga muidugi tütred olid tol ajal ka minust natuke vanemad. Kenad noored neiud, jah, no kuskil, mis me olime võib-olla 3-4, eks ju. Kapoti peale mahtusime kõik ära. Kuidas Felix Leedi auto kapoti peale sattus? Vaat räägitakse, et meie isad olevat teineteist tundnud ja Leet oli kunagi ka Hiiumaal olnud ajakirjanik. Isegi on üks selline anekdoot, et kunagi oli Unduski ja Leedi auto, 2 tükki autot oli Hiiumaal, need olid kokku põrganud. No neid variante on palju, millised autod olid kokku põrganud. Tegelikkusele see minu teada ei vasta, aga see lugu on ka olemas. Vahepeal ma temaga kokku ei puutunud, kuid viimane kord ta ütles küll, et kuule, ma tahan sulle öelda, et ilmselt sinu eesnimi pärineb minult. Et ma rääkisin su isale, et kui sa olid sündimas, et kuule, et võiksid panna Felixi, et ega neid väga palju ei ole. Nii et ma sain sellest murest lahti, et ma olen Dzeržinski järgi nimetatud. Ma olen ise tema kõrval seisnud ühe raadiomängu ajal, kui ta küsib niimoodi, et kuidas su nimi on? Peeter? Kas poiss või tüdruk? Ta oli selline nii tormiline süsteem ühest küljest, aga väga tormiline ja tuisupea, et tihti läks tal meelest eelmine küsimus või ei kuulnud vastust. Nii et selliseid situatsioone esines. Ja see klassikaline lugu on, mida temast muidugi räägitakse, on see, kuidas siis hakkasid esimesed väliseestlased Eestisse saabuma ja läksid siis oma kodukanti vaatama ja siis üks daam Kanadast lendab metsavahiga, see kutsus 2 tiivalist lennukit Kodusaare Kihnu poole ja reporter on siis ka seal lennuki peal ja küsib, et te pole ammu oma Kodusaart näinud, et mis tunnega on. No see reporteri küsimus kõige tähtsam, mis tunnega on, eks, eriti spordireporteritel. Ja daam ütleb, et see on ülevetk minu elus. Kui ma veel kord Kihnut näeksin, ma võiksin isegi surra. No siis reporter ilmselt küsis seal vahepeal veel midagi, aga Tallinnas muidugi alati Leet tegi natuke pikema loo, kui vaja oli või saatesse mahtus ja siis lõigati see kokku ja kõlas see eetris nii, et kui daam ütleb, et oi, see on minu elu ülevaim hetk, et kui ma vaid Kihnut korra näeks, võiks kas või surra. Ja Leet lisab kohe sinna, no näed, Kihnu juba paistabki. See on üks selliseid tuntumaid, aga muidugi oleme ausad, kuigi ta tegi seda salaja, et ta võttis neid lugusid ümber, seda toormaterjali, mille ta tõi Reporter Makiga raadiosse ja siis püüdis ka selle põhiosa kokku monteerida 15. päevaga ja Foonikas Vana raadiomaja 4. korrusel, et siis ainult selle viimase montaaži täppislõikamise jätta siis professionaali kätte. Ikkagi need asjad imbusid välja ja ma mäletan juba tema võitse ajal liikus üks lindiketas ringi raadiomajas, kus olid tema kõige paremad lõigud. Siis need lõigud, mis olid tegelikkuses eetrist välja jäänud, aga mis siis iseloomustasid tema stiili ja tema võib-olla võib öelda ka natukene äpardusi ilmselt kõige paremini. Naerdi neid asju, minu meelest õelalt temasse ei suhtud. Ei, ta oli päris teistsugune, kui nüüd ütleme ülejäänud reporterid. Teist, nagu ma juba alguses ütlesin, lihtsalt ei olnud.
sellist nagu Leet, sest ei saanud olla. Ei saanud olla inimest, kes reporteri ametisse ei sobi. Nii selgelt ei sobi nagu Leet, aga ometi oli reporter. Enamik inimesi ikka sobisid. Võib öelda, et ta hoiti, ta oli nagu mingi Eesti Raadio pärli juveel. Vaat meil on selline mees olemas. Kõik teavad, keda kõik tunnevad, ükskõik siis mis kandi pealt. Ei olnud Eestimaal inimest, kes teda poleks teadnud Eesti Raadiost. Võib-olla isegi tuntumaid reporterid seal, kui tema oli, võib-olla mõni keegi kuskil kauges külas ei teadnud äkki, aga teda teati. Felix Leet töötas nõukogude ajal. Kuidas ta sai selles ajas hakkama sinu arvates? No tolles ajas sai ta suurepäraselt hakkama, sellepärast et eriti siis, kui ta alustas 50ndate lõpus Eesti Raadios, nagu ta isegi meenutas, et ta läks esimesele reportaažile 48 kilogrammise magnetofoniga veoautokastis sõitis Pärnumaale. Ta teadis täpselt, millist lugu oli vaja praegu. Kui praegu oli kampaania, et ületame plaani seal kuskil 200%, siis ta teadis, milline ideaalne lugu välja pidi nägema. Kui lähedale ta selle lõpptulemuses jõudis, see on juba ise asi. Aga igal juhul suured juhid nii raadios kui väljaspool raadiot partei keskkomitees jäid tema tööga rahule. Kolleegid, kolleegid muigasid aeg-ajalt, midagi polnud parata. Aga loomulikult, kui partei oli andnud talle ameti ja saatnud teda ajakirjanikuna töötama, siis ta kasutas vahel ära ka, kui vaja oli seda partei jõudu või nii-öelda partei tuge. Ja ma mäletan, see oli kuskil 70ndate aastate keskel, toonane Riina Mägi, praegune Riina Eentalu, väga pikaaegne raadiokolleeg, jättis ükskord Leedi loo lihtsalt saatest välja, päevakajast välja, kuna tema meelest see ei kõlvanud. Lihtsalt oli nii nõrk lugu, et loeti ette hoopis ETA, see oli siis Eesti Telegraafi agentuur. Sõnum oli see mõne uue tehase avamine või midagi sellist võis olla ja Leet muidugi ei kuulnud oma lugu eetris, see oli midagi erakorralist, ootamatut ja võttis kohe ühendust peatoimetajaga, Tõnu Teder oli siis peatoimetaja. Ausalt öeldes oli väga tige. Ütles, et kuidas siis üks noor toimetaja, veel liiatigi mitte partei liige, otsustab, et tema kui väga staažika reporteri ja partei liikme lugu ei sobi eetrisse. See on ometigi partei ülesanne, mida ta täitma läks, seda lugu tegema. Ja kutsuti kokku partei koosolek. See oli siis tol ajal Eesti Raadio uudistesaadete peatoimetuse partei grupi koosolek. Ja siis ma mäletan, et Leet ütles, et kuidas siis ikkagi võib Riina niimoodi teha. Riinat koosolekul loomulikult ei olnud, tema ei kuulnud parteisse. Neid oli seal veel, minu häid kolleege Tiit Karuks, Mare Luuk ja hiljem siis Mart Tummelas ja Olav Osolin, kes ei kuulunud parteisse. Ja siis me siiski suutsime veenda Leeti, et kuule, aga ainult sellise argumendiga, et vaata, kui Riina oleks sinu loo eetrisse pannud, siis oleks parteile palju rohkem kahju toonud kui see, et see välja jäi. Kas ta oli nõus selle? No mitte alguses, vaidlus oli kõva, aga lõppkokkuvõttes ei jäänud tal midagi muud üle, arvamusi jäi peale. Ja nii jäi ka Riina raadiosse tööle ja töötas veel aastakümneid. Kui palju sa temaga puutusid hiljem kokku, tema viimastel aastatel? No kuna mina hakkasin uuesti teletööd tegema 2010. aastal, siis ma 3 aastat hiljem otsisin ta üles Pärnust, siis ta elas üksinda, teda käis küll tütar hooldamas, ta oli täiesti pime. Ta oli 90 siis. 91. Hommikul võttis seal oma tervisenapsu, mingisugust oma segu, pakkus mulle ka, aga ma loobusin, ütlesin, et temale on seda rohkem vaja. Ja see oli väga vahva lugu, mis sealt välja tuli. Ega me tema elust nagu ei olnud varem, mina ei olnud varem mingit lugu teinud. Tuli välja siis et kuidas ta siis Nõukogude armeesse sattus, et oleks ta olnud mõned kuud noorem, oleks teda võetud siis ilmselt Saksa sõjaväkke mobiliseeritud, aga siis mobiliseeriti Nõukogude armeesse, sai tankitõrje püssi, mis oli siis nii pikk, et Leedil oli raske seda püssi kaasas kanda, kogu aeg tolknes nii-öelda kuskil järel. Siis ta rääkis veel igasugustest oma seiklustest merel, kuidas ta pidi ükskord täiesti ära uppuma, see oli ainuke kord, kui ta oli siis pärast korralikult piiritust joonud, sest muidu poleks ta ellu jäänud, talvel külmetades ja riidest lahti võetuna. Ja igasuguseid muid rindeaegseid jutte,
ette ja sind ta ju mäletas ja tundis ära ja mäletas. Ja loomulikult, ei ta oli väga reibas, ta viskas ka siis nalja, nagu ta oli varem visanud ja ta ütles, et ta ei näe küll silmadega, ta näeb nüüd südamega. Ja saab palju paremini südamega aru, kes on hea inimene ja kui väärtuslik või siis nagu vähem väärtuslik ta on kui varem, kui ta vaatas silmadega. Nii et uskumatult reibas, ma tahtsin teda veel vaatama minna, ei saanud enam samal numbril teda kätte, kui olin varem saanud, muidu ta vastas ise telefonile, tuli küll kaua oodata, kui ta jõudis telefoni juurde. Aga ta enam lõpus ei võtnud telefoni ja siis lõpuks ta tütar ütles, et jah, et ta enam ei saa vastata, aga ma küsisin, kas võib teda vaatama tulla, see oli nüüd selle aasta augusti keskel, kui ma ei eksi, ja siis Riina lubas küsida, et kas ta on nõus mind vastu võtma või mitte. Aga jah, nüüd tuli hoopis selline kurb sõnum, enne kui ma jõudsingi uuesti Pärnusse sõita. Tema puhul võib öelda ka, et ta oli nii-öelda väikevormide meister, ta oli ju tegelikult reportaažide meister, mida praegu väga palju ei tehta. Jaa, aga ma veel kord rõhutan, et kui mitu korda ta seda harjutas. Kui reporter harilikult otsib materjali selle sündmuse kohta, mis on kõige olulisem või väikseid detaile, mis teeksid asja ilmekamaks, elulisemaks, siis Leet lihtsalt ka tegi seda loomulikult, kuid ta lihtsalt harjutas. Kuidas ilma nii-öelda kokutamata, ütleme otse välja, kuidas siledalt jõuda siis nii-öelda selle reportaaži teksti lõpuni. Ja muidugi mul oli väga hea meel sellepärast, et ta nüüd pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist hakkas uuesti skaudi juhiks. Ta oli Pärnus kõvast skauditegelane, noortega tegeles seal, sest tuleb välja, ta oli enne sõda olnud skaut ise ka. Ja nagu Riina, tema tütar kinnitas, on tal alles ka oma skaudipäevik. Kui ta oli nii-öelda väike poiss, oli skaut, siis ta oli üles märkinud kõik oma skauditegevused. Mis, kus käidi, mida nähti, mida tehti ja nii edasi. Nii et temast jäi järele väga suur arhiiv, mida ma kujutan ette, kui keegi oleks sellest huvitatud või oskaks sellega ringi käia, sealt võiks väga palju põnevat välja kaevata. Kokkuvõtteks võiks öelda, et Felix Leet elas väga pika ja seiklusrikka ajakirjaniku elu. Vähestel on niisugust antud. Kuuleme nüüd helilõiku päevakajast, mis oli eetris 15. oktoobril 1963. aastal. Felix Leet teeb siin reportaaži kartulivõtust Uue Tee kolhoosis. Siin võite isegi midagi huvitavat leidagi. Kulda võib leida. Legend räägib, et selle põllu piirkonda on Põhjasõja aeg maetud Rootsi kuninga Kaarel 12 kuldtõld ja räägitakse, et varematel aastatel kohalikud talumehed siin on korduvalt teinud neid proovikaevamisi, kas nad midagi on saanud või ei ole, aga võib-olla meie leiame täna. Niisuguse jutuga algas meie tänane eksperiment siin Viljandi rajooni Uue Tee kolhoosi kartulipõllul. Tulime siia koos rajooni statistikainspektuuri ökonomisti Lea Vetskega. Uue Tee kolhoos lõpetas kartulivõtmise esimesena rajoonis ja juba septembrikuu lõpupäevil. Nii et järelkoristamiseks oli aega ja osal põldudel seda ongi tehtud. Ka see põld on juba üks kord järelkoristatud. Kui suur põld see on? 7 või 7,2 nii on umbes. Ja saak? Käesolev põld siin andis 150-160 vahel tsentri hektari saagi. Aga need suured kartulikuhilad seal põllu ääres, need on juba siis saadud järelkorjamisest, jah? See on juba järelkorjamisest ja täna siin naised korjasid siia? Täna ja täna lõpetavad, eile alustas siin. Kuid ometi jääb palju kartuleid põllupõue peitu. Sammume diagonaalselt üle juba üks kord järelkoristatud kartulipõllu ning mõõdame iga 20 sammu tagant välja täpselt ruutmeetri suuruse lapi, kust kaevame välja kõik mulda jäänud mugulad. See on siis 10 ruudutäis, 10 ruutmeeter. Ja nüüd võime minna kuivatsi juurde, siin samas on kaalun, ka kohe ära kaalud, et näha, kui palju siis see saak on veel. Meie tänane saak. Jäänud, jah. Mis kaal näitab? 3 kilo. 3 kilo, jah. See on siis 10 ruutmeetri pealt 3 kilo. See teeb hektari kohta 3 tonni.
küllaltki suur saak. Jah. Mis Uue Tee kolhoosi esimees seltsimees Vaher soovitab teistele kolhooside esimestele? Tingimata tuleks teostada igal pool järelkorjamist. See annab ikka päris hea koguse loomasööta. Tasub ära. Tasub ära. Päivakaja.